Tere! Täna oleme tulnud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli karjääripäevale. Mina olen teie saatejuht Kätrin ning lähme vaatame koos, mida karjääripäeval meile pakkuda on. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis toimus 11. oktoobril karjääripäev, kuhu olid oma karjäärivõimalusi pakkuma tulnud umbes 15 meditsiiniasutust üle Eesti. Rääkige, mis üritus see selline on? Karjääripäev või karjäärimess on siis meie eelkõige tudengitele suunatud üritus, mille käigus siis meie tudengid saavad tutvuda erinevate organisatsioonidega, õppida neid tundma ja samal ajal leida endale ka juba karjäärivõimalusi. Et tegelikult me teame väga hästi, kui suur puudus on tervishoiutöötajatest, et selle tõttu oleme sellist nii-öelda karjäärimessi korraldamas, ehk siis tööandjad leiaksid meie väärtuslikke tudengid endale. Aga see ei ole ka ainult tudengitele suunatud, et tegelikult kogu meie personal ja koolipere on väga huvitatud, sellepärast et see on ju hea võimalus luua erinevaid koostöid ja luua uusi sidemeid, et see on, võib öelda, kogu koolipere üritus. Aga varasematel aastatel on olnud karjääripäeval ka mõni esineja. Kas sel aastal nii ei ole? Ja sellel aastal me otsustasime karjääripäeva teha siis nii-öelda täiesti messi vormis, et oleme kuulnud tudengitelt tagasisidet, et tihti on ju see, et on nii-öelda messiala ja näiteks inspiratsioonisessioonid kuskil, ehk siis peab ennast nii-öelda kahe koha vahel jagama ja selle tõttu me arvasime, et on siuke mõnus ja tore on vabalt ringi liikuda, suhelda, organisatsioonidel endal on võimalus infot jagada, et sellist nii-öelda suurt esinemist või inspiratsioonisessioonide ala meil sellel aastal ei ole. Kas on veel mingeid üritusi tudengitele suunatuid tulemas teie kõrgkoolis? Võib niimoodi öelda, et meil on hästi aktiivne üliõpilasesindus, kes korraldab erinevaid üritusi, ehk praegu on sügis, just oli nii-öelda uute tudengite sisseastumine, et meil toimus nii-öelda siuke väike rebaselaager, kus siis kõik uued tudengid, kes meil õppima tulid, said sellise esmase info endale, nad said üksteisega tuttavamaks, traditsiooniline rebaste ristimine, et see ei ole ainult nii-öelda ka esimene kursus, vaid see on tõesti kogu nii-öelda koolipere koos korraldab seda. Karjääripäev on nüüd toimumas siin sügisel, kindlasti toimuvad erinevad jõuluüritused ja eks näeme, et kuidas see karjääripäev nii-öelda sügisel läheb, et miks mitte korraldada sellist päeva ka kevadel. Nüüd oleme karjääripäeval kinni püüdnud ämmaemanduse teise kursuse tudengi Piia-Liisa. Räägi, millised on sinu ootused tänasele karjääripäevale? Mina loodan leida praktikakohti, sellepärast et ma olen ise hästi avatud ja ma tahaks käia võimalikult paljudes eri kohtades praktikaid tegemas ja siis ma lootsingi, et siin tutvustatakse täpsemalt erinevaid võimalusi ja siiani on täitsa igalt poolt mind kinni rabatud ja siis on jagatud infot väga palju. Kas olete ka leidnud juba selle aja peale mõne meeldiva ettevõtte? Mulle väga meeldisid Tallinna haiglad, kes kohe napsasid kõrvale ja nagu suht palju utsitasid tagant, et tulge ikka meile praktikale, et see jättis hästi positiivse mulje. Aga miks te arvate, et selline üritus nagu karjääripäev on üldse vajalik? Ma arvan, et see tutvustabki väga hästi tudengitele erinevaid võimalusi. Nagu ma isegi näiteks ei teadnud, et Valgas on haigla nagu, ja mis see täpsemalt endast kujutab. Et selles mõttes väga, väga tore oli, et nad tutvustavad. Nüüd oleme tabanud siin Eesti Õdede Liidu ja Tartu Ülikooli silmakliiniku, et millega teie haiglad või ettevõtted liidud tegelevad? Silmakliinik tegeleb silmade kontrolliga loomulikult patsientidel, siis erinevate haigustega, glaukoomid, kaed, siis väga palju võtavad õed iseseisvalt vastu, on glaukoomiõed, on ortoptistid, kuivasilmaõed on, et toimetamist on palju. Mida teie tudengitele pakute? Mis on teie eesmärk tänasel päeval? Tudengitele pakume, võivadki areneda nii operatiivsel alal, kui on kaelõikused, ettevalmistused, pärast õpetamine, kuidas pärast silmalõikust hakkama saada kodus. Kindlasti erinevad uuringud kõik, et ja kuidas üldse hoida silmade tervist, kõike seda, et silmad ei oleks väga kuivad, et ei oleks väga palju arvutis ja telefonides. Aga milline peaks olema üks inimene, kes tuleb näiteks Tartu Ülikooli silmakliinikusse siis tööle? No kindlasti hästi sõbralik, meeskondlik töö on meil, et kindlasti hea pingetaluvus peaks olema, tööd on palju, haiged on palju ja kindlasti on eakas patsientuur on meil, et nendega peab väga palju kannatust olema.
nüüd oleme karjääripäevalt tabanud meie enda ettevõtte Estcare'i tegevjuhi Sanderi. Räägi, mida Estcare teeb? Estcare osutab koduhooldusteenuseid terviklahenduses ja pakume siin praegu karjääripäeval tudengitele võimalust meie ettevõttes praktiseerida. Aga mis teid eristab teistest ettevõtetest siin, kes pakuvad täpselt sama võimalust tudengitele? Siin väga palju koduhooldusettevõtteid ei ole, siin on enamasti haiglad ja me oleme siin üks ainukesi, kes pakub koduhooldusteenust, aga meie huvi on just seda teenust nii-öelda laiemalt tutvustada ja näidata, et on üks hea teenus. Miks tudengid peaksid üldse koduhooldusesse praktikale või tööle tulema? Sest tudeng peab teadma ka hooldust, kuidas seda tehakse ja missugused võimalused hooldustöös on. Et ka näiteks medõde peab oskama hooldada, sest tal on seda enda töös vaja. Nüüd oleme karjääripäevalt tabanud Tartu Ülikooli kliinikumi kopsukliiniku õde Helje Lomp ning küsiksime temalt, et millega teie särate siin tänasel üritusel? Meil on kaasas seadmed, mida kasutatakse koduses hapnikravis. See seadmekomplekt on siin näha, et patsient saab kodus hapnikku hingata ja selle seadmega ka ballooni täita ja sellega tänaval liikuda. Samuti on meil kaasas väike hapnikukontsentraator, mis on väga mugav võtta üle õla kaasa, jälle väga hea liikumiseks. Siis on meil kaasas maski valik, uneapnoseade ja jälgimissüsteem, et läbi satelliidi saab vaadata aparaadi seadistust ja vajadusel muuta. Millega kopsukliinik üldse igapäevaselt tegeleb? Meie tegeleme kopsuhaigete raviga ja haiglas tegeldakse samuti patsientide raviga, aga meie oleme ambulatoorse tööd koos Kelly Kirgiga täna siin. Aga mida te tudengitele pakute või inimestele, kes tahaksid teile tööle tulla? Miks nad peaksid teid valima? Meil on huvitav töö, meil on vahvad seadmed, väga uued ja moodsad. Kasutame neid igapäevatöös. Minu arvates on kopsukliinik vahva. Nüüd oleme tabanud Lõuna-Eesti haigla õe Alice Venski. Millega teie haiglas tegeletakse? Meie haigla on siis maakonnahaigla, kus on esindatud kõik erialad, õendus, füsioteraapia, radioloogiatehnikud, bioanalüütikud. Et ka õdedel on väga lai nii-öelda valik, et hooldusest kuni intensiivini välja. Meie alla kuulub ka kiirabi, et tegelikult erialavalikut on palju. Aga miks te täna siia olete tulnud? Mida te tudengitele pakute? Me tegelikult ootame oma kollektiivi noori, et me järjest areneme ja laieneme, üritame oma töökeskkonda renoveerida ja ootame praegu hästi intensiiviõde ja sisehaigustesse õde, radioloogiatehnikuid ja bioanalüütikuid. Et tulimegi siia tudengeid praktikale ootama ja võib-olla edasi ka siis töösuhteid alustama. Aga milline peaks õde või tervishoiutöötaja olema, et teil näiteks intensiivravi osakonnas töötada? Intensiivraviõde peab olema kindlasti valmis ise otsustama. Et meie intensiivravis õdedel on suur vastutus, lai patsiendi amploa, et sünnist kuni elukaare lõpuni, et tegelikult selliste laiade teadmistega ja sellist ärksat õde ootame, et kõik on õpitav, et selles mõttes ei pea kartma alguses seda vastutust, et kindlasti saab õppida, meil on väga pädevad juhendajad. Karjääripäevale on kohale tulnud ka Tallinna kiirabi. Millega Tallinna kiirabi igapäevaselt tegeleb? Anname esmaabi õues, korterites, et kui inimene vajab abi, siis aitame. Miks peaks üks tudeng teie juurde tööle tulema? No esiteks see on hea kogemus ja hea karjäärivõimalus ja väga põnev töökoht. Kui populaarne on üldse näiteks tudengite seas pärast kooli lõpetamist kiirabisse tööle minemine teie kogemuste põhjal? No ikka on populaarne, ma ei oska öelda, kui populaarne üldse, aga soovijad on väga palju.
et tihti peame valima, keda me võtame. Milline see inimene olema peaks, kes teie kollektiivi võiks kuuluda? Juba hea oskustega, kui ta tahab töötada kiirabis, kui ta on motiveeritud, tahab areneda edasi. Ja siis paneme teda proovile ja vaatame, kuidas saab hakkama ja siis otsustame. Nüüd oleme leidnud ühed karjääripäeva külastajad. Mida te ootate tänaselt päevalt? Mina tahan leida sobiva töökoha. Elan ise Tallinnas ja uurin, mis võimalused meile on olemas Eestis. Mul on sama põhjus, sest ma olen Tallinnast, aga ma tahan proovida ka Eestis praktika teha või töötada. Võib-olla samas, seepärast, et olin ainult linnas kogu aega ja tahtsin vaadata, kui on mingisugused võimalused ka töötada või praktikas võrdada. Aga miks teie arust see üritus üldse vajalik on? Üritus vajalik selleks, et tudengid saaksid tutvuda erinevate võimalustega, mis pakuvad Eesti haiglad. Meil on väga hea aparatuur, kõik haiglad on suurepärased, nii et vaatame, mis meil siin on. Sest tudengid saavad vaadata, mis haiglad ja mis osakonnas on Eestis ja siis ka vaadata, mis osakonnas nad tahavad töötada tulevikul. Minu arvates mingisugune osa meie tudengidest juba tead, kus töötada või praktikas üritada, seepärast, et nad juba on teadnud või kuskilt selle kontakti saanud, aga enam osas nendest meie tudengidest üldse ei tea, nad ei proovinud töötada, nad ei olnud haiglas ja minu arvates selle karjääripäevaga nad saavad tutvuda keegiga. Tänasest karjääripäevast võtab osa ka MTÜ Jututajad ja küsime nüüd noortesuuna juhi käest, millega nende MTÜ tegeleb? Ja meie otsime noori, kes vabatahtlikena veedavad aega eakaga, et eakate üksildustunnet vähendada. Nad võivad jalutama minna, nad võivad niisama vestelda, võivad mingit lauamängu mängida, aga meil on ka telefoni jututamisi. Et kui eakas ja noor ei ela lähestikku, siis helistatakse üksteisele. Mida te täna siin pakute? Tutvustamegi oma MTÜ-d ja seda võimalust vabatahtlikku tööd teha, et vabatahtlikuna panustada kogukonda. Samuti tervishoiu kõrgkooli noortele pakume praktika võimalust. Selline eriala või õppeaine nagu teenus kogukonnas on ja siis selle raames saab ka meie juures praktikat teha. Aga milline peaks olema see inimene, kes tuleb jututajaks teie MTÜ-sse? No eelkõige peaks tal olema sellist empaatiavõimet ja soovi midagi väärtuslikku anda, enda aega eelkõige panustada, iseennast. Meil on võimalus siin ka rääkida ühe MTÜ Jututaja vabatahtlikuga. Räägi kõige toredamast kogemusest, mis sul on olnud seoses jututajaks olemisega. Ma arvan, et kindlasti väga toredad on kõik koolitused, mida MTÜ Jututaja korraldab ja väga tore on ka näha rõõmu eakate silmis, kui ma nende juurde lähen. Lisaks ma põhiliselt jututan Tartu hooldekodus ja olen 2 eakaga sealt käinud kirikus ja nad on alati väga õnnelikud, et saavad kuhugi väljaspool hooldekodu minna. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli karjääripäeval on end esitlemas ka MTÜ Handicap ja nüüd küsime MTÜ Handicapi juhatuse liikmelt Avelt, millega nende MTÜ tegeleb? Meie tegeleme isikliku abistaja teenuse pakkumisega põhiliselt ja siis ka sellise huvikaitsega, et mis puudutab puudega inimesi, et nende õigusi ja võimalusi. Mida te tudengitele pakute? Meie pakume tööd, et võimalus töötada isikliku abistajana. Miks peaksid tudengid just teid valima? Ma arvan, et see on selline
praktika, et nad näevad, mis elu elavad puudega inimesed, liikumis- ja nägemispuudega inimesed, milline on nende elu, millised on nende võimalused ja see on, ma arvan, tulevikus nende elualal ikkagi päris vajalik teadmine. Jaa, ühesõnaga, et meie oleme Lääne-Tallinna Keskhaiglast, koha peal oleme selleks, et rääkida, kui tore haigla meil on väga toredad inimesed, tore maja keset metsa, näete, selline. Paljud ei teagi, kus kohas see maja asub, aga see on 5 minutit merest, lõunapausi ajal chill ja lill, käite ujumas, naudite ja seejärel haiglasse tagasi. Mina ise olen juba 10 aastat haiglas või rohkemgi ja ma ei tunne ennast sugugi halvasti, koju lähen ka arsti juurde. Mul on lihtsalt abikaasarst, aga et siin me oleme tõesti selleks, et tervishoiu kõrgkooli inimesed teaksid, kui tore haigla meil on, saaksid natukene meiega tuttavaks, meie võimalustega tuttavaks ja kuigi me oleme siin ise nagu diagnostika inimesed, mina olen diagnostikakliiniku juhataja ja meil on kaasas radioloogia ja labori inimesed ja patoloogia inimesed, et siis tegelikult me ootame muidugi õdesid ja ämmaemandaid ja kõiki teisi selle kooli asukaid meile esialgu praktikale ja pärast tööle. Et personalipuudus vaevab meid kõigis haiglates ja on väga tänuväärne, et tervishoiu kõrgkool neid siin kasvatab. Te mainisite, et teie juures on hea töötada. Tooge välja mõni põhjus, miks on hea töötada? No ütleme, et see on mõnevõrra personaalne, et mida keegi heaks peab ja meil on ka selline väike ankeet, me unustasime sinna lõppu panna kõige tähtsama küsimuse, mis on sinu unistuse töökoht. Aga et tegelikult me oleme üritanud seda siis nii-öelda aimata, me üritame olla võimalikult paindlikud. Üks asi, mida ilmselt võib-olla iga tervishoiuasutus räägib, et kui toredad inimesed neil on ja ma usun, et tegelikult tervishoius ongi toredad inimesed ja oma haigla kohta ma võin seda päris kindlalt öelda. Ehk siis, et me oleme nagu ennekõike mõelnud selle peale, et inimesed tulles meile tööle, käies meil tööl, oleksid rõõmsad, õnnelikud, et see töö neile meeldiks. See puudutab töökeskkonda, see puudutab töökorraldust ja tõenäoliselt ka mingil määral selliseid boonuseid või hüvesid, et meil on sportimisvõimalused, tudengitel me pakume ka majutusvõimalust, on erinevad siin võimalused ka õppelaenu kompenseerimiseks, stipendiumid, et ütleme, et selleks, et kui õppur tuleb, et tal oleks võimalikult nagu muretu meie juures käia ja pärast ka meie juures tööl käia. Lääne-Tallinna Haigla tunnustab igal aastal ka enda parimaid töötajaid. Kui tuleb üks noor tudeng pärast kooli lõppu sinna, kuidas tal on võimalik saada parimaks töötajaks? Oi, see on väga lihtne. Et peabki olema entukas, peab tahtma teha ja tulebki tulemus. Et tegelikult me oleme siin ka rääkinud tudengitega, kes käivad, et mis on nagu nende ootus, kuidas moodi nemad oma tööd näevad ja me nagu kõige rohkem oleme huvitatud nendest, kes siis tahavad reaalselt seda tööd teha, kes on selle eriala enda jaoks nagu selgelt välja valinud, et see ei ole nagu selline pluss-miinus valik, et midagi muud polnud teha, et ma siis mõtlesin, et ma käin tervishoiu kõrgkoolis, vaid need, kellel on nagu mingi missioonitunne, nad tahaks just teha midagi inimeste heaks ja neile meeldib töötada tervishoius, et kui tuleb selline inimene meile tööle, siis tegelikult on tal nagu praktiliselt piiramatud võimalused, et me omalt poolt toetame neid, tegelikult see on see, kust tulebki tulemus, et ma usun, et ei ole liiga keeruline. Nüüd ma olen kinni püüdnud Valga haigla töötajad ja ma küsin, mida nende ettevõte või haigla igapäevaselt teeb? Meie ettevõte, me igapäevaselt töötame, oleme arenguvõimelised, paindlikud, loovad ja meil on üldse kõige parem personal maailmas ja kõige parem haigla. Aga mis alal inimesed teie haiglas töötavad? Meil on väga erinevad alad, on õed, arstid, radioloogiatehnikud, bioanalüütikud, füsioterapeudid ja kindlasti on veel midagi, mis mul praegu meelde ei tule, aga selles mõttes, et erinevad valdkonnad. Mis teie eesmärk täna siin on, mida te tudengitele pakute? Me näitame, kui armas võib olla üks Lõuna-Eesti väike haigla, ta ei ole nüüd nii väike, et siuke maja on muidu suur, aga ütleme, siuke seltskond ja kollektiivid on sellised väiksed armsad. Mis me pakume võib-olla sellist, saab loovalt mõelda, läheneda tööle, mitmekesisusest, iseseisvust, et kõik sellised võib-olla, mis oleks nagu huvitav kogemus. Milline peaks olema see inimene, kes tulevikus teile tööle asub?
kindlasti enesekindel, motiveeritud uusi asju õppima, meeskonna mängija või meeskonnatööd harrastav, et väikeses haiglas on hästi palju igapäevatöös rõhku meeskonnatööl, et me roteerume, me peame hästi palju nõu üksteisega, et jah, ma arvan, et need on need märksõnad. Nüüd on mul võimalus rääkida Põlva haigla õendusjuhi Rimmaga. Rääkige palun, millega teie haigla igapäevaselt kokku puutub? Meie väike haigla, meie ravime haigeid inimesi ja ennetame haigusi, nii statsionaarselt kui ambulatoorselt käivad meie juurde patsiendid. Aga miks te täna siin olete, mida te tudengitele pakute? Esiteks me Põlva haigla oleme ka praktikabaas tudengitele. Meil on alati hea meel tudengeid võtta praktikale ja mis siis pakume sedasama tööd, mis me seal teeme. Õdedele tööd, füsioterapeutidele, radioloogiatehnikutele, bioanalüütikutele. Ja teatud tervishoiuhool ka vist hooldajatele pakub välja õpet, nii et ka hooldajad on meile kõik, mis meditsiiniga seotud. Neid võimalusi me ka pakume, aga muidugi, kas me nüüd iga kord need töökohad vabad on, seda ei saa kindlasti öelda, aga liikuvust on. Mis eristab teid võrreldes teiste siin pakutava tööandjatega? Eks me oleme kõik enam-vähem ühel ja samal pulgal, et ikka püüame ikkagi toetada ka see töötaja isiklikku arengut, toetame igasugust õppimist, kas pigem erialast, aga kui ka tõesti soovib täiendada kõrvalt mingi muu erialaga, siis me oleme kahe käega poolt. Vaba aja veetmisvõimalusi, mis meil seal pakkuda on, oma spordihoone, põhimõtteliselt Põlva ümber on ju väga suured terviserajad, suusatamine, et selles pooles me igatepidi toetame ja me tuleme ka vastu inimeste soovidele, graafiku soovidele, et me selles mõttes ei ole rangelt, hästi paindlikud üritame olla ja püüame olla ja arvan, et me olemegi. Nüüd on meil võimalik rääkida Ida-Viru Keskhaigla õenduskvaliteedi spetsialisti Heleniga. Millega teie haigla igapäevaselt tegeleb? Ma ütleks kõigega, et ausalt, et meil on nii sisekliinik, kirurgiakliinik, anestesioloogia intensiivravikliinik, et meil haigla praegu väga uueneb, ehitatakse uusi korpusi juurde, et meil on uus tehnoloogia ja uued seinad, mis siis kutsub ikkagi tööle tulema. Et meil ka mitte hiljuti, aga ütleme see aasta algusest avati ka noorte nõustamise kabinet, ma tahaks seda ja reklaamida, sest see on väga oluline ja kindlasti, mida me tahame, et ikkagi praktikandid tuleksid ja töötajad, et me saame seda neile pakkuda väga ägedat praktika kohta. Et kindlasti paljuid hirmutab vene keel, aga ma ütlen, et see ei ole probleem. Meil töötajad oskavad eesti keelt hästi ja kindlasti toetavad, et kui on vaja vene keelega abi, et see on väga hea vene keelega praktika, et ootame kindlasti kõiki meile külla ja praktikale ja tööle. Aga miks peaks inimene, kes soovib töötada tervishoius üldse tulema teie haiglasse tööle või praktikale? Ma ütleks, et kuna me areneme, me praegu väga areneme, ehitame, nagu ma ütlesin, uusi korpuseid, et haigla on uus ja meie väga suur missioon on praegu pakkuda patsiendikeskset tervishoiuteenust ja patsiendi ohutuse kultuuri juurutamine, et see on meil praegu selline kõige suurem missioon, et pakkuda väga head tervishoiuteenust, kvaliteetset ja kindlasti siis noored annavad seda jõudu juurde, et seda on kindlasti vaja. Ida-Viru Keskhaiglas toimub väga palju ühisüritusi. Tooge mõni näide, mille osaliseks võivad uued töötajad saada? Näiteks suvel on me oleme hästi populaarsed selles mõttes, et Ida-Virumaal me käime kõikidel üritustel oma telgiga, teeme laborianalüüs, ütleme veresuhkur ja hemoglobiini mõõdame, vererõhku ja nii edasi, et õpetame ka elustamist.
et varsti tuleb ka meil üritus, et sinu käed päästavad, et me püüame ikka niimoodi sellistel üritustel osaleda, et ja see on noortele väga huvitav, et me oleme näinud just külalistena, et noored tulevad ja töötajale endale on ka huvitav noortel seda kõike näidata, mida nad oskavad, mida nad teavad. Et me ikka püüame ka koostööd teiste haiglatega teha ja väga paljus üritustel osaleda, et ennast siis näidata, et meil on väga hea. Nüüd saame me võimaluse rääkida Põhja-Eesti Regionaalhaigla töötaja Nikolaiga. Millega teie haigla iga päev tegeleb? Me ravime inimesi. No, see on lihtne, ega teeme nende elu paremaks ja teeme inimesi õnnelikumaks. Mis on teie eesmärk tänasel päeval, mida te tudengitele pakkuma tulite? Suurepärast tulevikku, turvatunned, et meil tööd on piisavalt ja ka tulevikus pakume nendele tööd ja kõik tudengid tulevad praktikale. Me loodame, et need tulevad praktika regionaalhaiglasse, siis pärast saavad tulla tööle abiõena või abiradioloogiatehnikuna, abibioanalüütikuna ja siis juba päris tööle. Kui inimene nüüd valib, kuhu ta soovib tööle minna, siis miks just teie särate? Regionaalhaigla on juhtiv Eesti haigla ja meil on peaaegu kõik võimalused, mida Eesti tervishoid täna pakub olemas meie haiglas. Et see tegevuste valik on nii suur, et ta kindlasti leiab endale midagi põnevat. Nüüd oleme karjääripäevalt püüdnud siis Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse teenustejuhi. Rääkige, millega teie keskus tegeleb? Meie keskus tegeleb neuroloogilise taastusraviga ja kaks valdkonda, kus me oleme siis Eestis täiesti erilised, on laste neuroloogiline taastusravi, mis on just statsionaaris, et ambulatoorses vormis on mujal ka, aga statsionaarselt ainult meil. Ja lisaks teine oluline valdkond on spinaalsete patsientide ehk siis seljajukahjustusega patsientide taastusravi. Aga miks te täna siin olete? Milliseid võimalusi te tudengitele pakute? Tudengitele me pakume kindlasti praktikavõimalusi, võimalus töötada õppimise ajal suveperioodil või siis ühildada lõpupraktikat juba natukese töötamisega meie juures ja loomulikult me otsime endale uusi kolleege. Nii õenduses kui füsioterapeutide seas on meil pakkuda küll. Milline peaks see inimene olema, kes tulevikus teie kolleeg on? Ma arvan, et HNRK-sse sobib inimene, kes on eelkõige huvitatud enesearengust, kes tahab olla kursis kaasaegse taastusravi suundadega, kes ei karda tipptehnoloogiat, selles mõttes, et on valmis seda õppima ja kasutama hakkama ja inimene, keda huvitab selline töö, kus ta näeb patsiendi taastumist pikema aja vältel. Ehk et meie töö on väga patsiendikeskne. Patsiendid on meil pikemat perioodi kui akuutravihaiglas ja nad käivad ka korduvalt, mistõttu meil on suurepärane võimalus näha nende edenemist ajas ja sellele kaasa aidata ja ma arvan, et see võiks olla küll üks huvipakkuv asjaolu meie juures töötamisel. Te tõite välja selle inimkesksuse ja te olete oma kodulehel ka põhiväärtustes välja toonud selle, et te pakute terviklahendus ja täpselt samamoodi teeb ka ju tegelikult Estcare, aga milliseid väärtusi loote oma töötajatele siis? Ma arvan, et meil on väga toetav töökeskkond ja nii nagu ka meie patsientidele me püüame leida selliseid lahendusi meie töötajatele, mis on ka töötajast lähtuvad. Ehk et kui kellelgi on huvi mingi temaatika vastu rohkem, siis on võimalik aidata tal õppida seda valdkonda rohkem, jagada ka tööülesandeid rohkem selliseid, mis võiks teda huvitada. Nii et ma arvan, et me oma töötajaid ei kohtle väga palju erinevalt kui meie patsiente. Nüüd oleme leidnud karjääripäevalt Pärnu haigla personaliarendusjuhi Jaan Agikase ning küsime temalt, millega Pärnu haigla igapäevaselt tegeleb? No Pärnu haigla tegeleb nii nagu kõik teisedki haiglad ikkagi inimeste tervise toetamisega ja parandamisega.
et see on meie missiooniks ja visiooniks ka. Aga miks te täna siin olete, mis võimalusi te tudengitele pakute? Esiteks mul on väga hea meel tänada Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, kes meid sellele karjääripäevale kutsus. Ma arvan, et see on ülihea algatus ja ma loodan, et ka teised koolid tulevad sellega kaasa, et tuua kokku just üliõpilased ja siis nende tulevased kas siis praktikakohad või tööandjad. Ja meie loomulikult tulimegi rääkima enda haiglast. Me oleme Edela-Eesti piirkonna keskhaigla. Me pakume siis tervishoiuteenust Pärnumaa elanikele, aga ka osaliselt Viljandi, Läänemaa elanikele ja isegi meilt käivad Kihnust käivad meil näiteks ka helikopteriga patsiendid kohal. Meil on üks vahva ja tore haigla ja me ootame oma kollektiivi uusi meeskonnaliikmeid, õenduspersonali, radioloogiatehnikuteks, bioanalüütikuteks, ämmaemandad, radioloogiatehnikud, tulge meie juurde! Et me võtame kõik rõõmsalt vastu nii praktikule kui ka siis tegelikult tööle ja kui üliõpilane õpib, siis me pakume paindlikke töövõimalusi, on võimalus siis ühitada õpinguid ja tööd, et võib täiesti väga väikese koormusega töötada, peaasi, et saaksid õpingud tehtud ja inimene oleks rahul. Aga kui üks Tartus elav noor sooviks kuskil teises linnas haiglas siis töötada, miks ta peaks just Pärnu valima? Sellepärast, et me oleme suvepealinn, sellepärast, et meil on kaasaegne ja mõnus haiglahoone, me pakume erinevaid võimalusi enesearenguks. Ma saan tõesti öelda meie kiituseks, et me küsime alati tudengitelt ka tagasisidet ja üks tagasiside, mida tudengid välja toovad, et Pärnu haigla pakub tudengile väga erinevaid võimalusi, et võib-olla suuremates haiglates on spetsialiseerumine nagu suurem, aga meil on võimalus siis, kui inimene tahab nagu teha erinevaid asju, et on võimalus tegelikult ennast proovile panna võib-olla laiemas skaalas. Meeskonnad on toredad ja mõnusad, haigla on kaasaegne, pakume ka majutusvõimalust, et selles mõttes ma arvan, et kes mujalt tahavad tulla, on kindlasti majutuse küsimus hästi valus, eriti arvestades suvepealinna eripära, et ega ei ole lihtne leida, aga meil on endal majutusblokk ja me teeme koostööd ka Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskoduga, kus on võimalik siis tuba üürida. Nii et noor on meile väga-väga teretulnud. Te ütlesite, et te pakute erinevaid võimalusi siis noorele või tudengile, et millised näiteks need võimalused on? No kõigepealt muidugi praktikavõimalused ja kui me räägime nüüd õendustudengitest, siis õendustudengid saavad tõesti valida erinevate erialade vahel, et kas meil ongi nagu heaks tavaks see, et inimesed ju ikkagi proovivad oma õpingute käigus erinevaid moduliteete, et mõnele meeldib sisehaigused, mõnele meeldib kardioloogia, kes tahab intensiivi, kes tahab actionit hoopiski kuskil EMO-s või kiirabis, et selles mõttes on praktika siis hea võimalus proovida neid erinevaid erialasid, aga tegelikult me suhtume ka hästi sellesse, kui inimene tahab mingi teatud aja ja tagant üldse oma seda eriala valikut muuta, et töötab näiteks sisehaiguste õena, aga siis ta ütleb, et ma ei taha või et ma ei jõua, et ma tahan midagi muud proovida, ma tahaks hoopis kirurgiasse minna. Et me suhtume sellesse hästi arusaadavalt ja toetavalt, et selles mõttes me oleme nagu väga avatud erinevatele nagu võimalustele. Nüüd oleme tabanud Tartu Ülikooli kliinikumi õe Tiina Tederi. Millega Tartu Ülikooli kliinikum särab? No ma arvan, et me särame siin väga erinevate erialadega, et meil on siin väga lai valdkond erialasid, et meil on EMO-õdesid, meil on intensiivraviõdesid, meil on õdesid, kes võtavad täna iseseisvalt vastu, kes tegelevad südamepuudulikkusega patsientidega, meil on anesteesiaõdesid, opiõdesid, meil on ortopeedia valdkonnaga tegelevad õed siin kohal, meil on silmahaigustega tegelevad õed siin kohal, nii et meil on nagu väga kirju see seltskond siin täna. Miks peaks tudeng just Tartu Ülikooli kliinikumi valida, et seal töötada või praktikat teha? No aga meil on ju väga lahe, et meil on väga vahvad kolleegid, silmad säravad, kõik on motiveeritud ja tegelikult ma arvan, et meil on väga hea tööandja ja meie juures on tegelikult äge töötada, nii et kindlasti meie juures peabki töötama, just. Ütlesite, et teie kolleegidel silmad säravad. Milline peaks olema see inimene, kes teie kollektiivi siis lisanduks tulevikus? Ta peaks tahtma meie juurde tulla
talle peaks meeldima inimestega suhtlemine, ta peaks hoolima oma kolleegidest ja oma patsientidest, et ma arvan, kui ta nendele kriteeriumitele vastab, et siis tegelikult on see täpselt see õige inimene, kes siis meie juurde oleks oodatud. Nüüd oleme kinni püüdnud Viljandi haigla teenuste arendus- ja turundusspetsialisti Uku Lehe ja küsime, millega Viljandi haigla tänasel päeval särab? Tere! Millega? Meil on väga suur mobiilne üksus. Ehk siis me töötame väga palju haiglast välja. Meil on Jämejala kompleks, mis on siis Eestis suhtkoht suurim psühhiaatriliste haigete ravis, sundravi. Meil on suur taastusravi osakond, meil on kliinikuid ja keskuseid palju, millega me tegeleme. Ühesõnaga, iga tervise hädaga saab meie poole pöörduda. Aga mida te tudengitele täna pakute? Praktika võimalusi ja võimalusi meil hiljem tööle naaseda, et meil on väga oodatud õed, hooldajad, tegevusjuhendajad. Lisaks on meil tudengitele pakkuda erinevaid praktikavõimalusi, nii logopeedi juurde, sotsiaaltöötaja juurde, on õed, füsioterapeudid, arstid, et kes iganes tunneb, et ta tahaks edasi areneda, siis meil on see head võimalused. Töötingimused on kaasaegsed, personal on pigem noor ja edumeelne. Miks on teie haiglas hea töötada? Need on väikse koha võlud. Väikses kohas keegi olla on lihtsam kui suures haiglas jääda anonüümseks. Meil on hästi kokkuhoidev personal, kõik tunnevad kõiki, meil on sõbralik tööõhkkond, meil on alumine ja ülemine personal töötavad hästi ligidal üksteisele, et ideed jõuavad alt üles väga kiiresti ja selles mõttes meil on igaüks tunneb, et tema hääl loeb meie juures, et keegi ei jää tähelepanuta.